Kõigepealt andsin üle katkestamise ettepaneku ja siis räägime põhjustest. Minu meelest on lihtsalt kurb ja ausalt öeldes vahel ka jube tüütu, et kogu meie töö siin Riigikogus tegelikult keerleb selle ümber, et meil on valetajate valitsus. Lihtsalt tuimalt valetatakse kõige kohta. Alates sellest, et maksud ei tõuse ja siis nüüd, kui me selle konkreetse eelnõuni jõuame siis sellest, et me nüüd teeme teile maksuleevendust ja näe, enam ei pea esimesest eurost maksma. Ise kõigepealt teete tohutu uue maksulaviini ja siis tõstate need maksud, mida algul valetasite, et on ajutised, teete selle eelnõuga alaliseks ja siis selle nii-öelda ettevõtte osa peidate teise kohta ära selle eelnõuga ja tulete rääkima, kuidas alandame makse. Vale ju. Tuim valetamine jälle. Ja sellepärast alates esimene asi see, et on valetamine, sellepärast ei saa seda eelnõu toetada, teiseks loomulikult sellepärast, et valetatakse ju selle sisu kohta, nagu langeks meil maksud. Ei lange. Kas kinnistatakse ajutisena müüdud maksutõuse või lausa tõstetakse neid? Ja arvatakse, et keegi läbi ei hammusta, et inimesed aru ei saa, et siin saalis ei saa aru, et avalikkus ei saa aru, et kui piisavalt mitu korda seda ühte ja sama vale räägib, piisavalt tuima näoga, et mis seal ikka, et ega siis propagandistid meedias, kinni makstud meedias või lihtsalt ideoloogiliselt samal liinil olevad propagandistid aitavad seda vale kuidagi natukenegi püsti hoida, et küll saab edasi liibata. Et küll siis varsti valimiste ajal pistame jälle mingisuguse peibutuspardi paneme välja, ma ei räägi inimestest, ma räägin teemadest, ajame ühiskonnale jälle mingisuguseid ilusaid valesid. Küll saab, e-valimised ka kõigel lisaks veel on olemas. Ei saa tegelikult. Terve riik on ummikusse aetud, majandus on põhja aetud, inimesed on vaeseks aetud ja inimestele öeldakse, et aga te ärge uskuge oma valetavaid silmasid, et teie rahakott on tühi. Te uskuge meie ilusat juttu sellest, et elu on läinud paremaks ja me teeme veel paremaks. Ja siis tulge valima ja valige meid, sest et ärge uskuge ennast, vaid uskuge meid. Ja mõnda aega võib ju mõnesid inimesi niimoodi lollitada, aga minu meelest me oleme Eestis jõudnud sellise olukorrani välja, kus aina vähem on võimalik aina vähemat hulka inimesi lollitada. Lihtsalt enam ei saa, inimestel ei ole raha, et maksta oma arveid ära, ei ole raha, et lauale toitu panna, ei ole raha, et autoga sõita tööle, lihtsalt ei ole raha. Ja siis kuulad seda juttu, mida räägivad meile Reformierakonna Käojaani juttu siin, et elu on ju paremaks läinud, et palgad tõusevad, pensionid tõusevad, maksud alanevad. Mõtled, mis ainete all nad on, et nad seda räägivad? Kuidas nad suudavad seda juttu rääkida nii siiraste silmadega? Siin Leninit ennem tsiteeriti, silmad olid nii siirad, eks. Nad suudavad ja arvavad, et me kõik lähme kaasa sellega. Ei lähe kaasa sellega. See kõik, mis te teinud olete Eesti majandusele, kogu selle maksundusega, kogu selle regulatsiooniga, energiapoliitikaga, inimeste stressi viimisega, igasuguste hüsteeria õhutamistega, see ei saa kesta enam. See lendab vastu taevast. Ja nad teie nahas siis enam olla ei tahaks. Aitäh.